Failide lisamine Google Drive'i või dokumente lisamine on täiesti sarnane üldisele dokumentide liigutamisele arvutisse. Ehk saate neid siia otse salvestada, näiteks Wordi dokumente, või siis lohistada mõnest muust kaustast või kopeerida neid. Näitame siis, kuidas lohistada. Võtame lihtsalt failist kinni ja lohistame ta Google Drive'i kausta. Nüüd on ta meil Google Drive'i kaustas. Ülevalt siit näeme, et sünkroniseeritakse juba ehk laetakse pilve peale üles seda faili, et sellel oleks võimalik ka siis ligi pääseda pilve pealt ja seda automaatselt ka sünkroniseeritakse kohe ka teiste kaustadega, mis asuvad teistes seadmetes. Google Drive'i kaustaga ma mõtlen. Ja samuti saab Google Drive'i teha juurde uusi kaustu, nagu ikka, näiteks. Ja seda samuti kohe sünkroniseeritakse, juba sünkroniseeritud pilt, nüüd ka kaust. Ja lähme vaatame, kuidas see välja näeb siis Google Drive'i kodulehel. Näete, arvutis loodud kaust on juba olemas ja arvutis lisatud pilt on ka olemas. Google Drive toetab palju erinevaid faililaiendeid, mida te saate siis avada juba siin kodulehel, ei pea seda alla tõmbama. Samuti on võimalik erinevaid dokumente redigeerida siin kodulehel, kui kahjuks ei toeta Google Drive neid dokumendi laiendeid, mida te arvutis loote. Et ta alati muudab need ümber Google Drive'i oma laiendiks. Ja dokumenti Google Drive'i üles laadides, näiteks siit upload nupu alt, küsitakse teilt kohe, et kas jätta dokument selle sama faili laiendiga või siis muuta see ümber Google Drive'i faili laiendiks, mis võimaldab teil ka automaatselt kohe seda dokumenti redigeerida. Ja samuti ka kõigil teistel, kellega te olete seda dokumenti jaganud. Et näiteks võtame siit lahti selle pildi, avaneb uues aknas. Ja näete seda pilti, saate lisada kirjelduse pildile, saate muuta näiteks pildi nime. Pilt. Näete, pildi nimi on nüüd muudetud. Samuti on see muudetud ka varsti mingil hetkel ka siin. Siis saab kommenteerida pilti või faili. No hetkel on pilt lahti, aga võib ka faili kommenteerida, võib seda jagada inimestega. Hetkel on see ainult minule nähtav. Aga klõpsutades siia share nupule avaneb selline aken, kus saate lisada inimesi, kas e-maili aadressi kaupa või teie Google Plussis või Gmailis juba olevate kontaktide nimede järgi. Näiteks muudame selle faili nähtavuse ka kõigile inimestele, kellele ma olen selle faili lingi andnud. Ja siit saab ka muuta õigusi. Et kas ta saab seda ainult vaadata, kommenteerida ja vaadata või redigeerida, kommenteerida ja vaadata. Pilti Google Drive'is kuidagipidi redigeerida ei saa, aga teisi mingeid tabeleid ja asju küll saab. Ja anname õiguse näiteks kommenteerida ja vaadata ja save. Ja nüüd näitab ta mulle, et kõigil, kellel on olemas link, saavad siia ligi. Kui ma ei taha seda kõigiga jagada, siis lisan siit mingi nime ja ainult tema saab seda vaadata. Ja samuti saan siis ka anda sellele inimesele mingid õigused. Ja siin ka kohe antaks mulle link, mida jagada. Ja võimalus seda jagada Google Plussis, Gmailis, Facebookis või Twitteris. Ja see on siis praegu selle koha pealt kõik. See ka, et siin on võimalus ka märgistada faile, dokumente tähekestega, mis siis annab
teile võimaluse enda jaoks siis kuidagi kas ära märgistada, et see on tähtis või vajab vaatamist või midagi sellist. Ja samuti saab koheselt ka liigutada seda dokumenti siin pille peal. Näiteks tõstame pildi teise kausta, tõstame ta kausta proov, tuli linnuk ette, nõustun muudatustega ja pilt on tõstetud kausta proov. Ülesse, kui viia vasakule nurka hiir, ilmub tagasiliikumise nupp. Ja näete, et teda ei ole enam mul siin avalehel, vaid avades kausta proov on pilt siin olemas. Ja kõiki neid jagamisi asju neid saab teha ka siin, kui valida see fail ja võtta siit more ehk siis rohkem, ava millega, jaga, lisa täht, tõsta jälle kuskile, nimeta ümber, märgi mitte vaadatuks, ekspordi siis Google dokumendiks ja vaata, kes seda on vaadanud, muutnud ja nii edasi ja samuti alla tõmmates. Samuti saab Google dokumentides või seda Google Drive'is luua dokumente, vasakul on nupp Create, mis tähendab siis loo ja siin on all on siis tavaline Google'i dokument, saab teha esitlusi, vorme, joonistusi, samuti foldereid või kausta tähendab siit luua, kaustu saab ka juurde luua siit nupust, kui ei ole ühtegi linnukest mõnel failil ees. Ja automaatselt siis need loodud dokumendid ka sünkroniseeritakse Google Drive'i kaustadega siis teie seadmetes. Tere! Ja neid saab siis jällegi teistega jagada ja teised saavad seda redigeerida, kellele on see õigus antud. Ja koheselt see ka salvestatakse, nagu te näete. Ja samuti ka sünkroniseeritakse teie arvutiga. Kuid nagu juba eelnevalt mainitud, ei saa seda näiteks Pages programmiga avada. Wordi koha pealt ma kahjuks ei oska öelda, pole proovinud. Pole ka seda programmi. Aga jah, aga no vähemalt tal on olemas põhimõtteliselt kõik samad võimalused, mis ka Wordil, et seda siin pille peal redigeerida. Ja suur pluss on siis seda ka, et kõik saavad seda teha ja te saate vaadata, kes on viimasena seda teinud, mida keegi on lisanud ja nii edasi. Ja loodud dokument on siin olemas ja seda saab alla laadida ja alla laadides ta kohe pakub teile, et ta muudab selle ümber Microsoft Wordi faili laiendiks. Või siis saab ka panna Office, OpenOffice või PDF-iks. Et tegu on väga mõistliku lahendusega minu meelest, suhteliselt võimeka ja kui tehakse ka iPhone'i ja iPadile tehtava või töötajate aplikatsioonid, siis ma arvan, et ma ei oska midagi halba selle kohta öelda. Et ja minu poolt oleks see kõik. Ma loodan, et sellest videost oli teile abi ja äkki teile siis ka meeldis Google Drive'i hakata seda kunagi tulevikus kasutama. Suur aitäh!